Tere! Olen Eve Reisjalu ja ma näitan, kuidas kasutada keskkonda Google Jamboard. Jamboard on valge tahvel, mida saab kasutada ühistööks. Google Jamboardi leiame internetist aadressi alt jamboard.google.com või minnes oma postkasti, Gmaili postkasti. Ja üleval paremal Google'i rakenduste all, kust me läheme tavaliselt ka Drive'i, Meet'i, teeme võib-olla slaide. Siin on ka olemas Jamboard. Klõpsame selle peal. Avanebki aken, kuhu kogunevad kõik teie poolt tehtud jammid. Praegu ei ole siin veel ühtegi jammi. Uue loomiseks klõpsame all paremal plussmärgi peal. Ja avanebki pind, kuhu me saame hakata joonistama ja kirjutama ja neid nimetatakse raamideks. Vasakul on tööriistad. Kõigepealt on pliiats. Pliiatsi peal klõpsates avanevad võimalused. Pliiats, siis on marker. Marker teeb veidi tumedamat joont. Esiletõstja. Me saame siis märgistada midagi. See on selline läbipaistev joon. Ja pintsel. Ja siit alt saab valida värve. Valime teise värvi, aga pintsel, näete, teeb sellist ikkagi õhukest ja läbipaistvat joont. Edasi on kustukumm, millega me saame siis kustutada üksikuid objekte. See on valimisnoolekene, kleepmärge. Siia me saame siis ise teksti trükkida. Kirjutame teksti ära. Siit saab valida taustasid, rohelist, sinist, roosat, oranži ja on ka olemas siis see värvita taust. Ja kui on ära valitud, salvesta. Ja võttes sellest sinna kinni, saame teda liigutada, kuhu me soovime. Nurkades saame seda suuremaks venitada. Saame teda pöörata. Ülevalt 3 täpist saame teda muuta. Saame siia lisada ja jälle salvesta. Klõpsates selle peal saame teha sellest koopia ja on võimalus ka see ära kustutada, see kleepmärgis. Ja kui me tahame siia lisada midagi, siis saame ka topeltklõpsuga selle uuesti aktiivseks ja lisada saame. Nii. Siis on võimalik lisada pilte. Pilte on võimalik üles laadida oma arvutist. Otsime sobiva pildi üles ja ootame, kuni üles laetakse ja saame teda siis liigutada, kuhu meile sobib, saame jälle suurust muuta ja samamoodi saame teda pöörata ja teha temast koopia ja see ära kustutada. Pilti on võimalik otsida ka Google'i kaudu, kirjutades siia otsitava sõna. Nii, klõpsame sobiva pildi peal. Vali ja tulebki see pilt ja samamoodi saame teda siis suurust muuta ja teda pöörata vajadusel. Ja siis on laser. Laser on selline näitamise jaoks, et see joon kaob ära. Siin üleval vasakul me saame ka tausta muuta. Praegu on meil lihtsalt tavaline valge taust, aga on võimalik punktidega taust. Joonelist tausta. Kahjuks ei saa neid jooni suuremaks või laiemaks joonevahet teha. Ruudud samamoodi on sellised väiksed. Aga nii, võtame siit pliiatsi.
Nii, aga vajadusel saab ikkagi õpilastele näiteks näidata kirjaliku liitmise, lahutamise, korrutamise, jagamise puhul, kuidas näiteks ühelised käivad üheliste all, kümnelised kümneliste all. Et ikkagi on võimalik seda ruudustikku ja paigutust ära kasutada. Siis on siin halli ruuduga või halli taustaga sinine ja must. Nii. Tühjenda raam tähendab seda, et kõik siin kustutatakse ära. Siit ülevalt on võimalik siis raame juurde teha. Ja tuleb siia siis uus raam, mida me saame kasutada. Nii, ja neid saab siin aina juurde teha. Kui nende raamide peal klõpsata, siis ilmuvad need raamid kõik siia ette ja vajadusel saab kiiresti klõpsates liikuda ühelt raamilt teise. Selle saab siit jälle kenasti üles panna väikseks. Nii. Oma džemmile saab pealkirja panna ehk ümber nimetada, klõpsame siin peal üleval vasakul ja kirjutame siia oma tööle nime. Tööle saab nime panna ka paremal täpikeste all, muuda nime. Saame teda alla laadida PDF-ina, saame oma tööd pildina salvestada ja siit eemaldada ning teha ka koopiat. Kõik, mida me siin teeme, salvestub automaatselt ja kui me läheme siia Jamboardi logo peale, siis me saame avalehele ja ilmuski meie tehtud töö siia avalehele. Siit 3 täpikesest me saame tema nime jälle muuta, saame laadida PDF-ina ja saame teda ka ära kustutada. Ja siit noolest me näeme, mis meil siin on tehtud, millised raamid meil siin on. Ja kui ma tahan nüüd uut teha, siis ma jälle lähen alla paremale plussmärgile ja klõpsan ja saan teha uue džämmi. Aga head katsetamist!